Täna avati Tallinnas klubi, mille liikmelisuse sai osta siiamaani nagu põrsast kotis, sest eelnevalt seda, milline klubi välja näeb, koha peal ei olnudki võimalik vaatama tulla. Lounge, aga siin ei ole lihtsalt riietusruum, siin on kohe lounge, see hakkab kohe pihta niimoodi luksusvärk. Ja oleme siis pannud ka rõhku sisekujundusele. Meil siin käib veel viimane lift, nagu näha on. Et rohkem selline naiselikum võib-olla kujundus kui meesteriietusruumis. Ma saan aru, need kapid saab olenevalt paketist endale ka mingi isikliku kappi või kuidas? Saab ja saab isikliku, kes ei soovi isikliku, siis saab loomulikult kasutada mis iganes kappi, mis vaba on. Ja kappide laiuse juures oleme ka siis vaadanud, et siin oleks mugav istuda ja julgen väita, et siia kappi mina mahun sisse ära. Tahaks kohe öelda, et prooviks järele. Ma olen proovinud, aga ma praegu igaks juhuks ei hakka sinna minema ronima, et võite ise proovida, kui tahate. Kas ma saan välja ei saa äkki pärast? Ühesõnaga see kapp peab olema nii suur, et inimene saab pärast ära peita kappi või? Talvel mahuks kasukad ja muud asjad ka sinna sisse nii-öelda, et nii. Või saab ära peita siia. Või siis ongi nii, et uks kinni ja saab ehmatada teisi. Ei, aga ühesõnaga ruumi siin kapis paistab tõesti olevat, sest isegi mina mahtusin siia ära. Aga kuidas isikliku kapi asi siis käib? Et mina võtangi endale nüüd isikliku see number 43, mina mahtusin siia sisse, minu oma ükskõik, millal ma tulen, see on minu kapp. Sinu pärast, jah. Et selles mõttes me anname võimaluse kliendil ise valida, millist kappi ta soovib. Riietusruumis siis jõuab ilmselgelt ka duširuumi. Jaa. Kas on siis nüüd marmor ja kuld ja kard siin seinas? Ei, nii hull asi ei ole. Et on normaalne sisekujunduslik touch ja normaalne plaat siin seinas, nii et ja palju duše naistele. Siin saab teha trenni, käia spaas ning teha tööd. Siin ongi see co-working ala, ehk siis siia saab tulla teha kodukontorit, saab, ma ei tea, koosolekuid pidada, niisama chillida teistega, natukene juttu vesta, on ju, võib-olla uusi tutvusi üldse luua. Ja siis vahepeal, kui siin see kontori töö nagu igavaks läheb või tooli peal nagu selgkangeks jääb, siis saabki püsti tõusta ja suund sinna, ma ei tea, võib-olla spa, võib-olla siis jooksulindi poole võtta sisse. Esimesel korrusel on meil väga modernne pilatese saal. Pilates on täna väga hinnatud treening ja väga nii-öelda nõutud treening, nii et ka siin saab siis hakata pilateses käima. Et rühmatrennid on lisaks kõigele ka. Aga ma saan aru, et vaadates seda hinnakirja, siis rühmatrenni eest tuleb ikkagi lisaks maksta. Jah, väike tasu tuleb selles mõttes, et see ei ole selle nii-öelda kõige tavalisema paketi sees ei ole, aga meil need paketid on erinevad ja kõige vingemate pakettide sees on ikkagi rühmatreeningud hinna sees, nii et see tuleb inimesel ise valida, siis mis teed pidi ta läheb. See kõige vingem pakett, kus siis kõik sees on, tähendab pea 500 eurot. See, mis on signature pakett, on 500 eurot, jah, ja see siis sisaldab seda personaalset kappi ja kõike seda, aga ütleme siis tavapärane pakett hakkab meil siis täna hinnaga 90. Teate ka siis, kes siia tulevad, kes selle luksuse endale tegelikult lubada saavad? Ma ütlen ausalt, et me ei pea üldse ennast luksiks. Jah, me oleme võib-olla üle keskmise tasemega, aga me kindlasti ei taha öelda, et me oleme nagu luxury club või et siin on nii-öelda äripäeva top 100 käib ringi kogu aeg. Et me ikkagi arvame, et siin käib see inimene, kes hindab neid väärtusi, mida meie pakume. Ja selleks ei pea olema miljonär. Klubi ise asub T1 kaubanduskeskuses. See protsess on kestnud 2,5 aastat ja tegelikult see suur päev on lõpus käes, kauaatud päev. Ja võib öelda, et see pinn, kus siis ta klaab hakkab asuma, siin pinna pole kunagi varem keegi üks klient tegutsenud. Tegelikult 3 ruutu, mis varem oli täiesti tühi vakantne, saab nüüd täiesti uue elu. Luksusklubi tundub ju tore, aga kes seda maksta jõuab? Kas inimesed on valmis 130 eurot jõusaali eest välja käima? Ilmselt üle 100 ei tahaks maksta, jah? Nagu mul seda väga vaja oleks ja ma siin lähedal elaksin, siis võib olla, aga hetkel mul nagu puudub huvi. Ma teen õues trenni, et ei ole üldse nõus maksma. 150 eurot võib-olla on liiga kallis. Ega väga palju rohkem ei tahakski maksta kui ala 50-60 tuuri. Lisaks töötamise alale, baarialale ning treeningalale on siin klubis ka spa-ala. Aga jook on hinna sees? Ei, jook ei ole hinna sees. Jook ei ole hinna sees. Jook on omal vastutusel. Okei, aga me tahtsime kõigepealt spaasse minna, vist on ju. See läheb siia. Jaa. Siin juba, ja siis põhimõtteliselt kohe oledki spaas ju tegelikult, jah? Selles mõttes nagu City Spa, kiire otstarbega, 3 erinevat sauna. Ma näitan veel seda ka, kus on ennast võimalik mõnusalt maha jahutada, kui sa siit pole siit kohast. Siin tekib siuke nagu lavad. Vaata see. Siit saab kohe märjaks.
miks on siis see siin kõik parem kui kõik need teised, kus ma saan võib-olla 20 euro eest, 25 euro eest kuus tegelikult ka ju sama põhimõttelt trenni ära teha? Ja ega me ju hinda ei küsigi konkreetselt selle masina eest. Need masinad on küll maailma parimad ja kõige uuem sõna ja spetsiaalselt meie disaini järgi tehtud, aga ega me ikkagi räägime ju klubist tervikuna, et enda hinnangul me ehitame ikkagi üles klubi, mis on esmane Eestis vähemalt, mis sellist klubilist tegevust ka reaalselt harrastab, et lihtsalt kangi tõsta saab metsas ka, ma arvan, et selleks ei peagi siia tulema.